Kui ma mõtlen oma õpingutele Sisekaitseakadeemias rohkem kui 20 aastat tagasi, siis pigem isegi ei meenu mitte õppetöö, vaid meenub kõik see, mis oli seotud õppetöö välise ajaga. Samas julgen öelda, et see oli seotud meie kasvatusega. No, tegelikult oli väga lõbus küll, jah, et see õppetöö ei olnud kunagi igav. Need ained ei olnud tavaliselt, mis koolipingis pead istuma ja õppima, et rutiini ei olnud kunagi. Kõik oli põnev ja uus. Pean silmas ööhäireid, tolmurullide matmist, Pirita metsade vahel. See tegi meid tugevamaks, see kasvatas meie distsipliini ja see kasvatas meie kokkukuuluvustunnet kõikide minu kaastudengitega. Minu jaoks on Sisekaitseakadeemia olnud alati väärtuste ja traditsioonide hoidja. See, mis Sisekaitseakadeemia selle inimesele annab, on oluliselt suurem kui lihtsalt kas haridus või politseilised teadmised. See on elustiil ja mõttemaailm. Need õhtused üritused ja peod, mis me ise pidime korraldama ja tegema, et need olid küll lõbusad, jah. Esimene tutvus pärineb aastast 1996, kui ma käisin Mõelsal külas, kes sooritas oma õpinguid tolli erialal. Ja peale seda ei olnud minu jaoks ka kahtlust, et see on kool, kuhu mina tahan oma haridusteed jätkama minna. Üks hästi huvitav juhtum, mis minul oli kooli ajal, kui meie korrakaitse õppejõud Üllar Kütt tegi meil lõpueksamit ja ta teadis, et ma jään hiljaks loengusse ehk siis eksamile mõned minutid. Ja ta kurivaim tegi sellise tembu, et printis välja ja teostas ja tegi mul sellise küsimustiku, kus ei olnud mitte ühtegi õiget vastuse varianti. Sisekaitseakadeemia, hea akadeemia pere, head kursusekaaslased, head tudengid. Tervitan teid akadeemia aastapäeva puhul. Meil on täna küll kriis, aga me saame oma peod ära teha ka virtuaalses ruumis ja see on ju tegelikult väga positiivne ja see ju ka iseloomustab natukene Eestit. Eestis loodud erinevaid e-keskkondasid ja see on väga hea, et me täna neid kasutame ja sellist head eeskuju näitame. Olge terved, pidage vastu! Soovin Sisekaitseakadeemiale jätkuvat järjepidevust ja häid üliõpilisi, kes on meie avaliku sektori ja jõustruktuuride kandvaks alustalaks. Verbis autre!